Head kuulajad, head vaatajad, kiirus on tagasi oma kõigil kanalitel, oma kõikide käikudega. Mina olen Raiko Ausmees ja minuga koos on Margus Kiiver. Vahepeal saime meie, ei taha öelda tänu, mulle ei meeldi öelda tänu sellele, mis maailmas toimub, aga sellele jurale, mis kokku on keeratud, veidi puhkust vormeli juttudest, aga siiski hoidsime ennast teemadega kursis ja hoolimata sellest, et ringradadel võidu ei sõidetud, siis juhtunud on asju. Tõepoolest, Lähis-Ida kriis on siis tekitanud selle, et 2 etappi jäid ära ja tegelikult nüüd ongi kohe-kohe juba sellel nädalavahetusel pikk ootamine läbi saanud 5 nädalat tegelikult, eks ole. Jah, just. Ja läheb möll edasi, möll USAs, Miamis, kunstbasseinid, butafooria kaatrid, suur muusikafestival, modellid, inimesed, kes tulevad F1 vaatama ja tegelikult F1 ei näegi. See lihtsalt on selline Miami kuvand, aga nagu me teame, ameeriklastel sellist pulli on vaja ja lasta siis olla sellisel moel, see on tegelikult väga-väga okei. Aga tõepoolest, Raiko, juhtunud on ja nagu ikka, teeme siis sellise nii-öelda lühema versiooni ja pikema versiooni, nagu me tavaliselt oleme teinud ja hakkame võib-olla pihta sellest, et ma arvan, et kogu selle, ei saa veel öelda, et tegelikult on mingi silly season hakanud, aga ma arvan, et need liigutused või need otsused, mis siin nüüd vahepeal tehtud on pikas plaanis, need mõjutavad väga palju ja need võivad olla tegelikult osa mingisugusest klotsist. Me räägime siis loomulikult ei millestki muust kui Gianpiero Lambiasest, tuntud F1 maailmas ka kui GP, kes on siis Max Verstappeni võistlusinsener. Võistlusinsener on F1 maailmas, ma arvan, sõitja jaoks tema nii-öelda performance coach'i kõrval teine väga oluline inimene ja Lambiase liigub 28. aastal Red Bullist McLarenisse. Bold move. Ja praegu ju rohkem kui seda nii-öelda postitust, kuhu peale on kirjutatud breaking, tagamaid seal ei tea, aga kohe hakkasid igasugused ennustused käima sellega, et mis siis saab. Kas liigub ainult võistlusinsener, kas liigub ära sõitja, kas sõitja lahkub üldse äkki vormel 1-st, et kas Max Verstappen teeb Kalle Rovanpera ja need mõtisklusi, nagu mis sellised käigud kaasa toovad, neid tekib ja neid küsimusi tekib. Mulle ei meeldi sedasi ennustada ja mõelda, aga mis mulle meeldib, kui niivõrd olulised liigutused ära tehakse, siis me juba teame ette, et selle mõne hooaja pärast on midagi väga teistmoodi. Absoluutselt nõus ja kui me mõtleme nii, et praeguse info kohaselt saab McLarenist tema nii-öelda ametinimetus olema, kui ta seal on nagu race engineer Red Bulli poole peal, siis McLarenist saab temast chief racing officer. Et see on ikkagi tegelikult nagu selline vähe kõrgem level. Gramm ülesse. Ja. Aga mis vaata selle sama võistlusinseneri, kui sellest nagu teemast rääkida, siis vaata, mis juhtus eelmine aasta, kui Lewis Hamilton pidi, ei olnud võistlusinseneriga ühte keelt, sest mees oli aastaid oma inimesega rääkinud ja see võib tunduda kõrvaltvaatajale nagu veidi kummaline või see, et mis see teine mees sulle siis seal raadioteel ütleb või juurde annab, sellepärast, et sina oled ju see, kes istub kokpitis, kes sõidab, kes tunnetab, aga see infovahetus ja just nii-öelda hästi samal lainel olemine on tänapäeva võidusõidu maailmas. Me ei räägi üldse ainult vormel 1-st, kereautodest juba peale, et kõikjal, kus sul on võistlusinseneriga suhtlus või ma ei tea, driftis spotter, täpselt sama teema. See on nii oluline sinu selle siis tulemuse nii-öelda kinnipüüdmiseks, sest et ilmselgelt sellise leveliga mehed, nad lähevad ju võitma, aga seda võitu ei ole võimalik sul püüda, kui sul teatud infokillud ei jõua sinuni või jõuavad sinuni, aga sa ei saa neist aru. Jah, me selles uncut versioonis lahkame seda teemat veel natuke süviti, sellepärast, et tegelikult neid selliseid paare, võistluspaare või isegi võistluspaare nagu vale öelda, aga just need paare, ehk siis racing engineer ja driver, neid on väga palju välja tuua ja tegelikult see Hamiltoni case, mida sa välja tõid, kui ta siis Ferrari Sadamiga ei saanudki tegelikult ühele keelele ja meelele,
et jah, me räägime sellest pikemalt, aga just, et see, millest nagu siin praegusel hetkel hästi palju räägitakse, et ongi, et kas GP liikumine McLarenisse oli nii, et Verstappen vaatas, et see oli kõige levinum versioon, et vaatas, et ei, mul ka siin enam ilmselt pikka pidu ei ole, et ma ei tea, mina selle elektriautoga ei viitsi jännata, ma lähen sõidan neid GT asju, mul on seal väga tore, mul on seal väga lõbus ja GP, et selles mõttes you are free to go. Ja sellel tegelikult on taust, siis omal ajal on Max Verstappen öelnud, kui GP lahkub Red Bullist, lähen ka mina. Noh, ja siis tuleb see Ungari etapijärgne lepingu klausel sisse, et ma ei tea, kas Max top 3 või top 2 või 4 või mis ta pidi olema seal. 4 vist, jah. 4 jah, et siis annab talle võimaluse lahkuda. Tõsta ka kaabut just täpselt. Ja sellest on tegelikult räägitud hästi palju, et ta ei ole rahul, noh, Martin Brundle talle omasel moel muidugi ütles, et no mida sa virised, mine siis. Aga jaa, et ta on üsna reljeefselt väljendunud tegelikult ja mulle mõnes mõttes meeldib tema suhtumine, ütleb ka, et see kehtib ükskõik millise muu eluala kohta on see, et kui sa teed midagi, mis sulle meeldib ja mida sa armastad, siis see tegelikult suure tõenäosusega õnnestub ja sa oled edukas. Kindlasti Max Verstappeni, kui ta peaks vormelist lahkuma, see ei tähenda seda, et ta Red Bulliga kõik asjad katki lõikab, sellepärast et ega ka see Mercedes, mis hetkel kereautode sõidus tema kasutada on, see on ju samamoodi Red Bulli värvides, sellega tehakse igasugu sotsiaalmeedia sisu ja pulli, et see saab nagu selles mõistes päris põnev olukord olema, sest Max on nii selle brändiga seotud, vormelitiimile ütleb ta ei, aga ta ei ütle Red Bullile ei, kindlasti mitte. Ja Red Bulli ütleks ise ka Max Verstappenist lahti, sellepärast et tegelikult nii palju, kui ta on nüüd kereautodes sõitnud, siis ta on näidanud häid tulemusi, välja arvatud nüüd siis hiljaaegu, kus ja küll auto käis veidi remondis kestvussõidul, aga me saame ikkagi öelda, et Martin Rump oli Max Verstappenist eespool. See on statistika. Statistika ja see ei valeta, just. Et ma ise tahaks uskuda seda asja, et Max Verstappen võiks ju liikuda vekki ja vaadata kestvussõitude nii-öelda kõige-kõigema poole ja miks mitte Le Mani võitu püüda. Isa-poja tiimis. Absoluutselt. Ka see ei ole välistatud. Ega seal selles mõttes, noh, võib-olla nüüd kõlan natukene julmalt, aga see on ka minu stiil, et võib-olla Jos Verstappeni jaoks nagu iga aasta on olulise tähendusega, et refleks läheb kehvemaks. No lihtsalt midagi ei ole teha. Kui me nüüd räägime sellest vahepealsest ajast, mis siin 2 etapi vahele nüüd jäänud on, et seal üks asi oli see, et said kokku tootjad, F1, FIA, me kohe räägime sellest ka, aga tegelikult, kui me nüüd nagu mõtleme selle vahepealse aja peale, see 5 nädalat, et kes on nagu suurim kaotaja ja kes on suurim võitja. Et ma käin omad versioonid välja, sa võid vastu vaielda. Mina väidan, et kõige suurem kaotaja selles hetkes on Mercedes. Absoluutselt. Teised kõik on saanud mõelda, et mida teha paremini ja kui sa oled juba kõige parem, siis tead, mis võib juhtuda või? Sa keerad midagi tuksi. See on üks asi ja teine asi tegelikult on see, miks Mercedes on suur kaotaja, on see, et Mercedes jäi ilma 2 potentsiaalsest etapivõidust ja väga olulistest punktidest. Ja kui me mõtleme nüüd nagu niipidi, et teised suure tõenäosusega ikkagi hooaja peale seda vahet tõmbavad tagasi, siis ma usun, et seal hooaja lõpus nii Russell kui Antonelli võivad hakata natukene igatsema neid 2 etappi, mis ära jäid ja kus nad nagu ei saanud. Et siin on nagu selles mõttes, et mul nagu teist suurt kaotajat siin ei ole, Aston Martinit ei saa sinna panna, sellepärast, et nemad on nii halvas olukorras, et sealt ei saa nagu mitte midagi enam muuta, me oleme sellest rääkinud ja tegelikult nüüd tuleb aina rohkem ja rohkem infot välja, et ka Honda on hakanud lõpuks nagu rääkima, ütleb, et kuulge, et mida te siin nagu mölisete, et meie mootor vibreerib, eks ole. Me panime selle mootori dünostendi, midagi ta ei vibreeri nii, et ta nagu peaks häirima, aga kui me panime selle nagu šassiiga ehk siis kerega kokku, vaat siis hakkas nagu jama juhtuma, et järelikult ei ole ainult meie süüdi, et ikkagi tegelikult Mr. Adrian Newey,
et ka teil on siin nagu oma selline osa, et see on nüüd nagu selline viimane tilk, mis sealt tulnud on ja öeldakse ka, et suure tõenäosusega sel aastal, et seda B-spec autot ehk siis nagu täiesti uut autot pärast suvepausi arvatakse, et välja ei tule ikkagi, ehk et mismoodi nad selle olukorra ära lahendavad. No näis, vaatame. No härra Strollil õnneks veel vahendeid jätkub. Ja, aga suurimad võitjad. Ferrari. Ja ka McLaren. Et siin räägitakse, et Ferrari tuleb Miami GP-le mingi tohutu upgrade'ide paketiga, et mis seal kõik on, Fieranos on valmis tehtud, eks ole. Unnik, see kuni 60%, see oli mingi uskumatu number, kui hakkad mõtlema. Aga ma arvan, et täpselt selline paus oli see koht, mida need tiimid, kes suutsid esimeste etappidega aru saada, mida meil on võimalik lihtsasti muuta, mida me saame reeglite sees muuta ja mida me saame ka, ärme unusta, Vormel 1 on oluline ka see rahakott, mille piirides seda saab muuta. Just, et sa ei saa tegelikult panna niimoodi, et sa paned hullu, eks ole, et okei, kõik muudame ära, aga see on nagu see, et poole hooaja peale vaatad, et cost cap ehk siis see nii-öelda nagu see eelarve piirang, et poisid, et mul ei ole eelarvet. See on nagu turundusinimene hooaja lõpus, et pole enam pappi ühtegi kampaaniat teha. Et tegelikult nii on, et sellega peab ka nagu arvestama, sest kui sa nüüd näiteks selle upgrade'i paketiga, mis nüüd Miamiks välja käid, eks ole, sellega puusse paned. Vaata, see huvitav asi on, ma just ise kuulasin hiljuti Coultharti ja Hilli ja nemad rääkisid seda, kuidas nende sõitmise ajal ikkagi oli testimiseks toorest sõitmist, mis tänaseks on piiratud, et täna tehakse seda kõike simulaatoris. Ehk ükskõik, mida sa uuendad või teed, sa proovid selle mängida arvutisimulatsioonis läbi, aga ükskõik, kui hästi sa mängid nii-öelda simulatsiooni sees temperatuuriga, teepinnasega, rehvidega, seal isegi mindi selleni, et kuigi rehvitootja proovib hoida siis sellist asja, et rehvid tuleksid nagu, oleksid võimalikult ühe vanusega, siis David Coulthard väitis, et päris suur vahe võib olla sellel, kui rehvide tootmises on 2 nädalat. 2 nädalat nii-öelda juba ladustatud ja teised täiesti uued. Ja see ei pruugi olla, et see vanem rehv on halvem. See võib olla täiesti vastupidi. Ehk need nüansid, millega päriselt võidusõidu ajal mängima hakatakse, neid ei tea keegi enne selle nädala, siis ma ei tea, neljapäeva või? Ja täpselt. Ja kui ma nüüd nagu mõtlen selle peale, et kes veel võitjatest, kindlasti McLaren, kellel on tegelikult on väga hea mootor, Mercedese mootori näol on olemas, et kui see ülejäänud kompott seal ka nagu heaks saab. Ja loomulikult ma väga loodan, et ka Williams nüüd selles mõttes ärkab üles ja on saanud oma kaaluprobleemidest jagu ja tuleb Miamis korralikus rannavormis, et ka seal tegelikult on ju mootor, on ju Mercedese mootori näol suurepärane olemas. Teiste osas, loomulikult kõik teevad tööd, Alpine, Haas. Küsimus on huvitav, et kuhu paigutada uued tulijad, Audi ja Cadillac? Audi puhul, Cadillaki puhul arvatakse, et ega seal selles mõttes seal on nagu natukene nagu sügavam probleem, ehk et täpsemalt öeldes mure on selles, et nad ei ole võib-olla saanud päris õigeid inimesi palgata ja see on see sama tegelikult, millest ka sina just hetk tagasi rääkisid, et ka nende simulatsioonide puhul on see, et sul peavad olema õiged inimesed, kes neid simulatsioone teevad, kes nagu mõistavad neid teha, alates seal mootorist, aerodünaamikast lõpetades rehvidena, et kui sul häid inimesi ei ole, siis sa tegelikult selles mõttes sa võid olla, sul võib olla nagu tohutut raha, GM võib selja taga olla, aga sa lihtsalt ei tee seda ära, ehk siis nagu paljudes heades asjades inimesed loevad. Ja Audi puhul selles mõttes, et milline mõjutus või muutus võib olla selles, et ka ju seal, kuigi see inimeste trall jäi nüüd sinna juba varasemasse aega, siis neil ju ka üks hea ja helge pea ikkagi lahkus. Jah, täpselt. Et ja Pinoti peab nüüd siis täitma nii-öelda kogu projekti eestvedaja ja ka tiimijuhi rolli. Eks nad siis selle mõtte kavatavad lahtiste silmadega ringi. Päeva lõpuks võib seal, ütleme, Christian Hornerit ma ei näe selle koha peal, sest Horneri soov on ikkagi tulla ja olla osanik. Ja ma arvan, et Audi puhul see ei tule kõne alla. Kusjuures, mida ma Audi puhul ei teadnud, ma olin maha maganud selle hetke, et
seal on ju 30% Araabia raha mängus just selles F1 tiimis, millega nad tegutsevad, et ka üks niisugune asi, et Audi jättis igal juhul enamusosaluse enda kätte, tugeva enamusosaluse ja välistab tänase seisuga uusi neid tulijaid, kes tahaks saada rohkemat kui lihtsalt tööl olla. Nii, jõuame tehniliselt küll käia. Jõuame. No tegelikult üsna lühidalt ja lihtsalt, või ma proovin lühidalt ja lihtsalt sellepärast, et ega ma ei ole väga kõva tehniliste mees, aga aru oli saada tegelikult, et suures plaanis, miks need tehti, oli tegelikult eeskätt sõitjate turvalisus. Vaatan ka nendele numbritele otsa ja peaksin olema sinust parem sellel alal, aga ma ütlen ausalt, selles võttes, et kui siin räägitakse mingitest džaulidest ja kilovattist, ma jõuan ikkagi sinna, et te võite kirjutada mulle need numbrid ette, aga kurat, sellest saab aru siis, kui need autod päriselt hakkavad üksteise vastu võidu sõitma. No lühidalt võetuna, äkki ma proovin seda summariseerida, on see, et meil siin meie podcasti toimetaja Silver kuulab ka praegu väga tähelepanelikult ja on valmis sekkuma, kui on vaja hüppama siia. Ma ütlesin teile, et rääkige nii, aga tegelikult on see, et ehk siis muudetakse, energiat kogutakse vähem. Energiat kogutakse vähem, mis tähendab omakorda seda, et ringiajad lähevad aeglasemaks, autod muutuvad aeglasemaks. See on nagu selline põhiteema. Ja mida veel tehakse, on siis see sama, et vähendatakse võimalust, mida me nägime, see oli Jaapanis, eks ole, kus oli siis Franco Colapinto ja Olli Bermani crash, et selliseid olukordi vältida, ehk et tohutu kiiruste vaheli, et seda nagu minimaliseerida. Ja see on tegelikult üks põhiline asi, millega seal tegeleti. Hästi huvitav on muidugi see, millega nüüd nagu üritatakse siis seda stardis toimuvaid potentsiaalseid õnnetusi, mida ma õnneks ei ole näinud, sellepärast et avaetapil Liam Lawsoni ja Franco Colapinto kiiret reageeringut ei suuda siiamaani keegi ära seletada, mismoodi see üldse nagu juhtus, et ta Lawsonile tagant sisse ei pannud sealt. Et seal on siis nüüd nii, et kuna nende turbote ja kõige muu tõttu ja sa alguses seda elektrimootorit ju kasutada ei saa, et see hakkas vist kas 50 miili tunnis või 50 kilomeetrit tunnis hakkab alles, tuleb sulle järgi, siis erandkorras, kui sa oma stardipekki keerad, siis sul justkui nagu tekib võimalus, et sa saad seda kasutada abina, et sa pääsed sealt nagu natukenegi normaalsema kiirusega liikuma. Ja seal oli siis ka küsimus, et okei, et äkki tiimid hakkavadki mängima selle peale, et meil läks start natuke pekki. Ja siis nagu viia vennad ütles, et ei, et see tuleb, me suudame seda kontrollida. Aga ma olen täiesti nõus sinuga, Raiko, et täpselt nii nagu me nägime esimesel etapil neid erinevaid superclippingu lift and coast teemasid, et need olid tegelikult ka kõik ju simulaatoris valmis tehtud. Ja ka need muudatused praegusel hetkel keegi ei ole rajal neid proovinud ja kõik rajad on erinevad. Paljud ütlevad, et tegelikult selliseks oluliseks kohaks, mis tõestab ära, kas need uued reeglid või see reegli muudatus toimib või ei toimi, on Monaco rada. Vaata, kuidas sa tegelikult on ju puudutasid neid starte ja nii edasi, aga ta jagunebki täpselt sedasi, et kvalifikatsiooniaeg, võidusõiduaeg, stardiaeg ja siis veel eraldi teema, kui peaks olema vihmaga sõitmine. Jah, täpselt. No, ühesõnaga siis nüüd on see nii-öelda nagu energia kogumise limiiti on vähendatud 8 megajoul'ilt 7 megajoul'ini. See on nüüd palju siin purgis on? See on tore teadmine. Aga mida see siis tegelikult nagu teeb seda, et ta tagab seda, et sa saad sõita rohkem flat out'iga teatavaid kurve, et sul ei ole see, et sa pead koguma kogu aeg, et sul nagu selles mõttes, sa ei saa, paak on väiksem, kuhu sa pead koguma ja järelikult see välistab seda lift and coast'i, ehk siis nii-öelda nagu kurvides mitte nagu täisgaasiga läbiminekut, mis tegelikult ka sõitjatele, ma tahaks uskuda, võiks natuke rohkem meeldida, sest see oli ka Max Verstappeni üks kõige suuremaid kriitikaid. Ma tahan kiire autoga kiiresti kurvist läbi sõita. Ma tahan võidu sõita ja ma tahan, ühesõnaga see sõna, mida kasutati racing inglise keeles, aga ma tahan võidu sõita, et kui mul on masin, mis ju teoorias seda võimaldab, siis miks ma pean mängima mingit Mario Karti, sellepärast, et olla võidusõidus edukas. Mina olen sellel kohal nüüd huvitav asi, käinud siin mõnel suurel kardivõistlusel, seal paddockid kõik räägivad sellest, kuidas kõik on pekki keeratud, kõik on täielik jama ja ehk valdav enamus on seda meelt, et just võidusõit justkui on ära rikutud, et seda
niisugust toorest kihutamist nüüd piirabki see, et juht peab siis nagu mõtlema väga paljude asjade peale. Aga minule näiteks tegelikult see meeldib. Me oleme aastas 2026, miks võidusõitja ei võiks nagu võidusõitjat ei võiks kaasata rohkem sellesse maailma, mida võimaldab tänapäeva nii-öelda tehnika. Sellepärast, et ma tean, et ei ole ka liiga palju inimesi, kes minu tutvusringkonnas, kes vormel E-d fännaks. Aga kui need, kes on vaadanud, nad teavad, kui põnevad ja tihedad on vormel E võidusõidud. Mina kohati ütlen, et vormel E-d saab mingil määral võrrelda rallikrossiga mingites kohtades. Ennem kui hakati nendest reeglimuudatustest tõsisemalt rääkima või öeldi, et need tulevad, siis tegelikult oli üks ja hästi oluline asi oli see, et öeldi, et oluline on see, et ei kohitsetaks nagu kõike sarnaseks. Miks? Väga lihtne põhjus on see, et kui sul on, kõik on sarnane, siis tegelikkuses ei ole sõitjatel võimalus sellise taktikaga eristuda. Et kui sul on ikkagi täna selline see lift and coast kuskil jääb alles, see energia kogumine jääb alles, see annab ka inseneridele tegelikult palju rohkem võimalusi tegutseda, kui sa nagu kohitsed selle kõik ära, ütledki, et okei, meil on nüüd, ma ei tea, lähmegi lõpuks selle sama DRS-ini tagasi, eks ole, siis tegelikkuses me saamegi DRS-treenid ja asjad, et ega selles mõttes, et kas mulle meeldib, ütleme nii, et kui mul on võimalus valida, kas ma vaatan nagu V6 mootoriga DRS-treeni või V8 mootoriga DRS-treeni, siis ongi nagu see, et see on nüüd hääle vahe, eks ole, et nagu visuaalselt tegelikult ma ei näe ju raja peal mitte midagi. Et see ongi nagu see pool. Ja võidusõidu mõistes, ma arvan, olenemata sellest, et milliseks lähevad reeglid, milliseks muutub see tehnika, milline on vormel 1, ma ei tea, 10-15 aasta pärast, ega siis alati jääb ju neid inimesi, kes ütlevad, et küll vanasti oli see ja vanasti oli teine, aga meil on nagu mingi seltskond, kes ju südames tegelikult ka DRS-i vihkas. See oli väga hea, et sa seda puudutasid, on ju. Täna on see teistsugune olukord. Mina ei ole, see on mitu korda öelda, ma ei ole selle tänase võidusõidu ja selle tehnika vastu ja ütleme, nii palju kui nendesse samadesse andmetesse, mida ma olen põrnitsenud ja lugenud inglise keeles, lugenud seda Silveri tõlget sellele, siis ma tahan lihtsalt seda päris elus näha. Ma tahan aru saada ja kui nüüd sõitjad saavad mingit aimu ja tiimid saavad mingit aimu tõesti siin neljapäeval reedel, siis tegelikult meie kui fännid saame päriselt sellest aru alles Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 11. Ma räägin, kuidas asjad tegelikult hakkavad olema. See on hea, et on vanemad kolleegid. Ma räägin sulle, et kuna meil on siin Delfi kanalil ringiga maas. Ei. Ja seal on meie vana hea sõber Tarmo Klaar, kes ikka, ma vaatan ikka, tema statementid on ikka postitused on tugevad. Ikka väga, väga tõsised sellised keskealine heteromees, kes on ikka, et auto peab olema sisepõlemismootoriga. Ja hommikul pannakse bensiini siia niimoodi. Et ma usun, et Tarmo ei pahanda, aga just, et tema on nagu hästi selle teise partei esindaja, et peab olema tooge see V10 ja V12. Mulle meeldiks ju ka see, ma tean. Margus, me nägime Ristoga Abu Dhabis historikuid sõitmas. Maru äge, ülikihvt, kuulsid kaugelt, stardisirgelt, masinad tulevad, kõik on jumala lahe. Aga see, kurat, 2026 on. See toatäis on siin ka lahedaid masinaid täis, 2026 on. Tahate, minge siis otsige ladaesindus üles sõitke. Ma lasen sul lõpetada. Ma flippisin natukene ise ka kõrvale, aga ühesõnaga minu point on see, et täna tegelikult need inimesed, tavalised inimesed, kes vaatavad vormel 1, kas nad on koha peal, eriti need, kes on koha peal, või nad vaatavad telekast, nad tegelikult ei saa mitte emmiga aru sellest, mismoodi seal keegi seda energiat kogub, kulutab, kus ta teeb seda. Selliseid, kes on nagu tõsi spetsialistid, ka meie ei ole sellist, me vaatame ka ekraaniliste graafikat sellise näoga, mida tegelikult see tavaline inimene tahab näha. Ta tahab näha võidusõitu. Ta tahab näha, kuidas sõidetakse mees mehe vastu ja võib-olla öeldakse, et see on nagu natukene kunstlik
let it be. Ja teistpidi võttes on see, et kui sa lähed näiteks, ma ei tea, lähen Eesti meistrivõistlusi korvpallis vaatama, finaalis on näiteks Tartu ja Kalev, eks ole. Ma ei tea korvpallireegleid kõiki läbi lõhki. Ma selles mõttes, et ma isegi võib-olla, kui mulle keegi ütleks, et see on nüüd see vana hea Kalevi 1, eks ole, ma ei tunne seda ära. Aga mida ma tahan näha korve, ma tahan näha seda emotsiooni, ma tahan võitlust näha. Minu jaoks on sport meelelahutus, minu jaoks on sport emotsioon ja kui sellega suudetakse seda teha nii, et sellega ei tehta sõitjatele haiget, mida tegelikult ka nende reeglimuudatustega nüüd tahetakse vältida, siis väga hea, teeme seda ja tegelikult me peame natukene rohkem mõtlema kui puristidest härrasmeeste peale, kes ütlevad, et jah, kunagi oli nii ja ma ei tea, et Senna ja Hunt panidki iga kord, iga nädalavahetus astusid surmaga silmitsi ja surmaga silmitsi astumisest siis hüppame korra sinna teemasse täiesti siit meie podcastist välja. Päris valus oli vaadata eelmise esmaspäeva hommikul ikkagi FIA sotsiaalmeedia voogu, kus oli 2 statementi, 2 postitust järjest olid nii-öelda kaastunde avaldused. Seda me ju ka ei taha, seda meil ka ei ole vaja. Hea küll, ühe korra oli ralli pealtvaataja sai surma, teine oli Nürburgring, kus Nürburgringi nii-öelda see tõeline essents ongi see, et autosid on rajal palju, seal on esiveolised, tagaveolised, kõige kõrgemad GT-autod on ju, aga meil ei ole vaja sellist jama mootorispordile, kus ükskõik, kes on see osapool, keegi hukka saab. Ja mina arvan, et üks nagu osa ka vormel 1-st on ikkagi see, et näidata, kui turvaliseks on võimalik teha niivõrd kõrgel tasemel kihutamine. Absoluutselt ei ole vaja neid plahvatavaid autosid. Tegelikult see, mis siin mitu aastat tagasi meil nüüd siis Phoenix 1000 tõusis barjääridesse pooleks läinud masinast Grosjean välja tuli. Et siukest asja kaasaegses võidusõidus ei tohi juhtuda. Ma olen suga täiesti nõus ja täna, kui ma mõtlen kas või selle peale, et lihtsalt me peame aru saama ka sellest, me peame promootorist ja me peame FIA-st ka tegelikult aru saama, et milline nagu teatab ühiskond. Action to road safety. Milline jah, täpselt ongi ühiskondlik surve on peale. Kujutad ette, et kui sa nagu täie jõuga oma selle V8 või V10 mootoriga puurid seda osooniauku suuremaks, eks ole, ja teisalt sul puudub ka nii-öelda nagu sõitjate turvalisus, siis noh, see on ainult aja küsimus, millal sind ära tühistatakse, öeldakse, et oot, see nüüd küll on nagu normaalne, see on normaalne spordiala, eks ole. Et ma arvan, et lõppkokkuvõttes nende reeglite muutuste puhul saab öelda niimoodi, et ega keegi tegelikult ei oodanudki, et siin nüüd tuleb mingisugune selline pead pööritavad otsused ja midagi lõpetatakse täiesti ära, midagi keeratakse täiesti pea peale. Selge on see, et nende reeglitega me sõidame tegelikult 2 aastat. Ja see ongi nagu see, et neid upgrade itakse, see on väga hea ja kõik tegelikult ütlevad kui ühest suust, et see meie nende hulgas, see, et üldse midagi tehti, noh, selleks muidugi aitas hästi palju kaasa ka Bermani ja Galopinto Pauk, eks ole, mis oli väga õnneliku lõpuga, aga see on hea, et midagi tehakse. Palju hullemaks olnud see, et kui oleks öelnud, et ei ole hullu midagi, vaatame, mis siin edasi saama hakkab. Et adapteeriti, kasutati see 5 nädala pikkune auk ilusasti ära, saadi kokku ja Miami'l katsetatakse ja ma olen täiesti veendunud, et need mingisugused muudatusi me näeme veel selle hooaja jooksul ja see on täiesti okei tegelikult, et ollakse paindlikud ja ollakse valmis ja mitte selliste kivinägudega, et ärme tee midagi ja küll saab korda. Kui keegi tahab puurida ja uurida neid numbreid ja andmeid, võtke, te leiate need tekstid, saate kõikidest kilovattidest, megatšaulidest, MGUK lisajõududest ja kõigest muust üle. Näiteks ka väikene, aga oluline asi, märjasõiduga see rehvi soojendajate temperatuuri tõstmine, et rehv oleks rohkem valmis. Me tegelikult räägime läbi paljude asjade ikka ja veel kord sellest ohutusest. Kuule, aga lähme nüüd korra selle personali küsimuste juurde tagasi, mida me siin päris alguses puudutasime. Jah, tegelikult ma hakkasin mõtlema, et ega ei olnud rohkem, pärast GP liikumine oli selline suurem asi, et ega siin teistest... Ei olnud, aga ma just mõtlengi, et see sama GP teema korra nagu veel sellest läbi põimida, et kas me
kas me võime, kui sa mõtled praegu meie olemasolevate line-up'ide, ma mõtlen nii sõitjate kui ka üldse siis mingisuguste tiimijuhtide ja asjade peale, kas meil on variant, et me sellel aastal mingeid niisuguseid suuri üllatusi veel näeme? Sest me oleme natukene nagu kuskil, sa mainisid see silly seasoni niisuguses vahemikus, on ju. Uued reeglid, uued autod, mõni uus võistkond. Kas me võime mingi sellise pommuudise veel saada? Sest ma ütlen, GP liikumine tegelikult, mis siis, et see ei juhtu nüüd, see on midagi sellist, mis mõjutab, võtta kas või see, et missugune saab olema nende kahe koostöö nüüd need mingid järgmised ajahetked, on ju. Kuidas see suhe püsib? Ma arvan, et see suhe püsib väga professionaalne. Et selles mõttes senikaua, kuni sa saad palka Red Bulli meeskonnalt, sa teed seda, mida Red Bulli meeskond tahab. McLaren selles mõttes loomulikult saab endale suurepärase tööriista, kuna tegemist on mehega, kes ikkagi tegelikult ühe konkurendi hingeelu teab läbi ja lõhki. Kui me nüüd hüppame inseneeriasse, siis ju arvati ka, et Aston Martin tuleb ja võidab. No nad arvavad siiamaani, et tegelikult, et see on võitja auto, aga ta ei mitte vormel 1 võitja. Ta ei ole veel realiseerunud. Nagu Tallinna linn pole veel valmis saanud. Et kui ma ei tea, hästi palju kuulad erinevaid olulisi podcast'e, väga palju viimasel ajal kõlab läbi Christian Horneri nimi igalt poolt. Et see ongi nagu see, et Christian Horner otsib tööd. Nagu Jan Uuspõld läheb Tartusse. Aga temaga on see, et selles mõttes teda on pandud erinevatesse meeskondadesse ja tegelikult ta on ju selles mõttes, olgem ausad, ta ehitas Red Bullist sellisest tavalisest nii-öelda nagu šampanjast peritsivast show-meeskonnast väga professionaalse võidusõidumeeskonna. Ja võib-olla seal selles mõttes oli personaliga need asjad ei olnud päris õiged, võib-olla oli ka see, et ta tahtis tervet seda meeskonda, et see ei olnud isegi mitte enam Red Bull Racing, vaid see oli Christian Horner Racing, eks ole. Ja eks ta vaatas kõrvalt võib-olla natukene kadeda pilguga seda, et mida siis ka Toto Wolff Mercedeses tegi, just nimelt ma mõtlen nagu osalusprotsentide poole pealt. Et ma arvan, et me näeme sellel aastal, et kodanik lööb kuskil kanna vastu maad. Kus? Ma ei tea. Netflix, ma arvan, ootab seda väga. Jaa, siin on, ütleme, et variante on väga mitmeid, väga erinevaid. Selge on see, et see ei ole Mercedes. See oleks päris hea variant tegelikult, et Mercedeses oleks 2 sihukest meest koos. Ja ma millegipärast arvan, et see ei ole ka McLaren. Et kui Cadillac tahab kuskile jõuda, siis ta peab ka mingisugused üleostmised kuskilt tegema. Sest ja Cadillac on tõesti, sa mainisid nende seda personali teemat, et ei ole õigeid inimesi, et jah, ega sõitjadki ei ole kõige säravamad, kui aus olla, on ju. Et päris korralik testihooaeg. Väga ägedad sõitjad. Ei, väga ägedad, tõesti väga ägedad ja see, mida nii-öelda Ameerika meeskonnalt ootaks, selle nad ju täidavad ära, aga tulemust on ka sinna juurde vaja ja muuseas see huvitav fakt, mida ma vist olen maininud ka, et kõige suurem naistöötajate osakaal on Cadillac'i võistkonnas. Ma arvan, et see on isegi võib-olla sealt USA-st kogu selle gender equality poliitikaga tuleb mingil määral kaasa ka. Aga näis, ma arvan, et nad kindlasti tööturul vaatavad lahtiste silmadega ringi, aga nad peavad seda ka kiiresti tegema, sest ma mõtlen nagu selle peale, et kui aastal 2028 nüüd Jean-Pierre Lambiese maandubki McLarenis, siis kui kiiresti võib juhtuda see, et mingi osa, sest Red Bull on nagunii, me Red Bullist oleme täna üldse väga vähe rääkinud ja Racing Bullist, et kui kiiresti võib juhtuda see, et tuleb mingisugune kiri või kõne sinna Red Bulli, et kuule, mul on tegelikult siin täitsa normaalne olla, et tingimused on head ja palk on normaalne ja auto on ka konkurentsivõimeline, et äkki tahate ka tulla. Ehk et see võib tähendada ka seda, et see ei ole ainult Lambiese lahkumine, et sellega võib kaasneda ka Red Bullist veel nii-öelda nagu ajude väljavool. Et selles mõttes, kui Mekies veel sel hetkel, Laurent Mekies veel sel hetkel tiimipealik on, ega ta nagu lihtne olukord ei ole. Ei ole. Selle koha pealt, et kuhu mees paigutati, eks seal tiimis oli sees selles mõttes olukord nagu nii, et olid Horneri inimesed ja olid mitte Horneri inimesed. See on riikides, see on igal pool ühtemoodi ja samamoodi, aga tema hüppas ikkagi kuskil sinna paadi peale sedasi, et
ühel pool olid mehed aerudega, kes ütlesid, et nojah, näita siis, kui lahe juht sa oled, ja teised olid, meil on uus juht ja teeme. Et seda kindlasti seal võistkonna sees saame veel näha ja teised võivad sellest ainult võita õigel ajal õigeid kõnesid tehes ja pakkumisi laua peale pannes. Jah, et me isegi tegelikult praegu ei hakka seda nii-öelda nagu sõitjate asja lahti siin kiskuma, et pigem, aga võib-olla natuke räägikski need, seesama võistlusinseneri teema, et tegelikult me saame siit ajast, ütlen kui ausalt ära, et päris oma ajuga seda kõike välja ei mõelnud, aga selliseid nagu imelisi kooslusi ja üheks selliseks huvitavaks koosluseks pakutakse, et kuigi tegelikult Ross Brawn ei olnud tol hetkel ikkagi ju, ta oli ametlikult tehniline direktor, strateeg, aga tegelikult ta oli ka ikkagi võistlusinsener ja Schumacher, Michael Schumacher ja Ross Brawn, see oli ikkagi täieline tappev kombinatsioon, et nad ikkagi selles mõttes, see, mis nad Ferrariga tegelikult koos tegid, see oli... Kuule, kas mootoriinsener ei olnud Matteo sel ajal? Ma jään vastuse võlgu. Ja 2000-ndate algus. Selles mõttes, et kui neid hakata neid juuri kuhugi viima, siis need inimesed, kes seal karussellis sees on, nad püsivad ja kuigi ta siis ütleme Ferrari tiimijuhina justkui ei pädenud, et see kõik, kus ta alt üles ehitanud on ja kuhu ta täna jõudnud on, siis Audi nii-öelda projektijuhiks. See on päris tugev nii-öelda ajalugu, mis mees on ära teinud. Ja see on ka tegelikult hästi huvitav, mismoodi nendel võistlusinseneride ja sõitjate vaheline suhe on, eks ole, et kui sa võtad nagu Max Verstappeni ja Gianpiero Lambiase, siis seal on nagu selles mõttes, Verstappen on ikkagi selline konkreetne vana, et kui ta midagi ütleb, ta ütleb konkreetselt välja ja Gianpiero Lambiase puhul on nagu täiesti hämmastav tema selline kuidagi tohutu nagu tüüne olek ja ta nagu tõmbab selle pinge sealt maha. Ei ütle väga paljud oma sõitjale öelda, et Max, you are childish. Ma ei mäleta, mis olukord see oli, et sa tegelikult, kui sul on nagu vastas on selline nagu tõeline selline möörapull, eks ole, et ma ei tea, et auto ei tööta nii, see on teiselt poolt on mingi tüüp, kes nagu võtab sind rahulikult maha ja seal ongi nagu see, et seal peab olema nagu ülitäpne taktikaline koostöö. See on täpselt see, mida Verstappen tahab, seda hästi teravat tippu, eks ole. Et samal ajal, kui me võtame näiteks Lewis Hamiltoni, siis tema on ikkagi selline, et ta nagu aeg-ajalt hea meelega vestleb võistlusinseneriga sõidu erinevatel teemadel ja selles mõttes Bono ehk siis Peter Bonington oli tema jaoks nagu ideaalne partner ja räägitakse, et üks stabiilsemaid ja pikaajalisemaid koostöid F1-s üldse. Toimis. Ja see oligi nagu see, et see oli hästi rahulik, et nad nagu ei kippunud süüdistama ei ühelt ega teiselt poolt, et kui me otsiti lahendusi tegelikult. See oli ka, kui oli jama, siis pärast sõitu arutati need asjad, tähendab arutavad kõik läbi, aga ei läinud nagu mõttetult teravaks, mida me võime näha mingitel hetkedel, mida me nägime tegelikult ka eelmine aasta Ferraris on ju, et Lewis ei olnud rahul, ta ei olnud selle inimesega mitte ühestki otsast ühel lainel. Ja kui me mõtleme tegelikult, et Bonington, kelle võistlusinsener ta täna on. Ja paistab tulemustes välja. Jah, Kimi Antonelli. Selles mõttes Kimi Antonellile pandi laua peale jackpot. Ja. Talle öeldi nuput, kas panna mustale või punasele, talle öeldi ette, mis see järgmisena sealt ruletilaualt tuleb. Ja mehel on selline komplekt käes ja ta ei ole ise, on olnud ikka noore sõitjana siin mingeid väikseid eksimusi, aga ta ei ole ju tegelikult selle ülilühikese aja jooksul, mis ta sõitnud, ta ei ole ise mingit feili ja suurt jama kokku keeranud. See on nii oluline. Nii et selles mõttes võib öelda küll, et see võistlusinseneri ja miks räägitakse sellest, et kui ma hakkasin öelnud, et läheb GP, lähen mina, eks ole, et ta saabki aru, et siin on ju mingitel hetkedel on olnud asendajaid, et kui GP mingitel isiklikel põhjustel ei ole saanud etappidel osaleda, et selles mõttes, midagi väga hullu pole juhtunud, aga ma kujutan ette, et kui see nagu terve hooaja sõidab, täpselt kõige parem näide ongi seesama Hamiltoni näide, et sa oled harjunud tegelikult ikkagi, nad olid ju, jumal küll, mis aastast, nad olid 2013 või midagi siukest, töötasid koos, eks ole, kuni 24. aastani, et selle aja jooksul sa nagu harjus selle stiili ja kõigega täiesti ära ja siis sul tuleb nagu täiesti uus tüüp, kellega sa ei ole nagu varem koostööd teinud. Et
ja sa pead üsna kiiresti tegelikult harjuma ka. Sa ju tegelikult lõpetad hooaja ja siis järgmise hooaja alguses sul jääbki tegelikult ju aega selline 1-2 kuud, et oma võistlusinseneriga natukenegi sina peale saada. Ja järjekordselt jõuame selleni, kui vähe on testimist. Ma tõesti ei tea, kuidas võistlusinseneriga koostööd simulaatoris harjutada. Saad täpselt samamoodi. No tuu pole tuu. Ei ole. Nii et selles mõttes on see lükke või see uudis selle kohta, ma arvan, et see on tegelikult suurem, kui ta praegusel hetkel välja paistab, et see on ikkagi ühe väga eepilise koostöö lõpp võib-olla. Kuigi ma ei usu seda, et palju, et okei, lähevad koos, eks ole. Et ma ei usu. Ma arvan, et 28. aastaks on McLaren oma sõitjatega, kelleks ma arvan selle hetkeni endiselt on Piastri ja Norris. Ta on väga rahul, see kombo töötab seal ja tuletame meelde, et Lambiese ei lähe sinna mitte võistlusinseneriks, vaid ta läheb ikkagi nagu ülemuseks. Nii et mis saab, kuidas see hooaeg edasi läheb, näeme selle nädala lõpus ja siis juba, üks väike nädal pausi ja Põhja-Ameerikasse jäävad nad edasi. Kanada GP sinna kohe otsa, et ma arvan, põnevad võistlused kahtlemata mõlemad ja mina ootan huviga just seda, et sõitjate mõistes siis just kui oleks võinud ju arvata, et kõige nõrgemad kaardid on Mercedese laual. Neil on ruuki, aga ruuki tõestas ennast kohe ja esimesest etapist. McLarenil on ju 2 meest, kes just võikski olla koos selle autoga, eelmise autoga, tegelikult kõige tipumad ja Ferraris ei ole kehvemad mehed oma kogemuste pagasiga, et Mercedes on teinud midagi väga õigesti, kõik on toiminud, mida teevad nüüd teised mida on teised teinud nüüd selle pausi ajal, see on see, mis mind huvitab. Ja see huvitab kindlasti kõiki muidugi. Ja mind selle kõige juures huvitab see, mis toimub Mercedese sees, sest see on tegelikult nagu päris võimuvõitlus, sest George Russell ikkagi oli selles mõttes, ikka olid need, kes ütlesid, et talle hooaja algus. Vaata juba endale välja, et mis sa selle maailmameistri preemia eest ostad ilusat ja kallist. Aga praegusel hetkel on laud päris huvitavalt pöördunud ja ma arvan, et seal tiimi sees, kui nüüd läheb samamoodi edasi, läheb olukord üsna närviliseks. Ja nüüd on nagu küsimus selles, kumb suudab külmemat pead hoida, kumb hakkab endale nõudma mingisuguseid eritingimusi ja mismoodi siis Toto Wolff, kes võib-olla päris sellises olukorras liiga palju olnud ei ole, mismoodi ta selle nii-öelda nagu siis oma klassi poistega hakkama saab? Ma võin öelda seda, et kardi Euroopa meistrivõistlustel käisime Albert Tammega mööda Pädokit ringi. Albert tegi siis väikest küsimist ja jämedalt puusalt pannes ütlen, et 80% tuli vastuseks, ehk siis küsimus oli, et kes tuleb F1 maailmameistriks, tuli vastuseks Kimi Antonelli, kõiki teisi nimesid sealt järgmisena öeldigi Russellit, aga ma pakun välja, et paarikümnest inimesest umbes, ma ei tea, 10-12 ütlesid Kimi, 3-4 Russell ja siis tuli sealt muid asju üksikuid, et kui väga nii noored sõitjad, nende insenerid, mehaanikud, kõik tahaksid ka seda, et Kimi Antonelli tuleb ja võtab ja võidab. Ja muidugi seal hulgas oli palju itaallaseid. Ja ma just mõtlen, et võib-olla kui samasugune küsitlus teha kusagil Inglismaal kardiraja ääres, siis võib see vastus natukene nagu teistsugune olla. Ja päris lõpetuseks võib-olla ma viskan veel ühe asja, mida ma nagu väga ootan, et ma nagu huviga jälgin seda Mercedese meeskonna sisemist dünaamikat, aga samal ajal ka Ferrarit. Tuletan meelde, meil oli Lewis Hamilton, kes on hooaega alustanud väga hästi ja ta ei ole selles mõttes öelnud mitte midagi muud, kui ta ikka tahab oma seda 8. kätte saada, eks ole. Et ka seal läheb huvitavaks ja Charles Leclerc selles mõttes 7-kordsele nagu ühtegi hinnaalandust ei tee. Seda me oleme juba sõitudest näinud, nii et tänud kuulamast, tänud vaatamast ja osalege, jälgige sotsiaalmeediat, meil ju ennustused, asjad, kõik läheb samamoodi edasi, hooaeg on veel pikk ja põnev ees, aitäh! Aitüma!